Hei armas, seal oled. Paneme omale. No, kus on meil? Oi. Pane omale enda jaoks meeleolu paika. Vastav sellele täiskuule. Hei armas, Rauno siin, Katrin ka. Oleme jõudnud üle keskpäeva ja me olemegi täpselt sellise defektiga, nagu me oleme antud hetkel. Üsna raske on rääkida. Võttis aega meil see mämmerdamine, eks ju, keha tahtis ju ennem natukene süüa saada, sest et pool päeva on juba läinud. Hommikul vara ma magasin peale seda edasi. Lasi ta meil selle ilusa pildi siia lugeda. Ma lausa imetlen, kui kaunis see pilt on, mille me sulle ka saatsime. Põnev. Me ei ole mitte midagi sulle tänaseks ette valmistanud, sest me oleme tegelenud iseendaga. Ja nii nagu sa juba tead, oleme me testitud ühtepidi ja teistpidi nende ettevalmistuste osas ja meile on öeldud, et seda ei ole vaja. Õrn on see kõne, me neelatame palju. Ma tegin omale tassitäie teed ka kaasa meiega. See on täpselt parajaks ära jahtunud, nii et on hea, soe, ta ei ärrita meid, sest me saame tarbida hetkel kehatemperatuuril asju üsna püreestatud kujul, nii nagu beebidega ikka. Ja täpselt nii me hetkel sellesse kõigesse suhtumegi, et nii nagu beebidega ikka. Armas, tuleme kohale, hingame, ma löön kella, me oleme ju kella all. Nii et 3 kella, 3 sügavat hingetõmmet. Ja hakkame seda pilti koos sinuga avama ja harutama. Põnev on, sest on meil ju see särav, peidus pilve taga särav. Ometigi kõike valgustav ja alustav. Super, täiskuu. Hingame. Küll on hea hinga teine kord. Kõhu hingad punni nii sügavale, kui läheb. Ja pigistad selle truki kinni, lased kõik kõhu sellest pallist välja. Miks me seda rõhutame? Ütlen sulle ennem, kui me 3. kella lööme. Me kogu aeg räägime seda hinga kõhtu. Miks? Meil on siin üks lihas, see vahelihas, see diafragma. Ehk siis tema peab tööd tegema hingamisega. Pane ta tööle, sellepärast on vaja sul hingata kõhtu, mitte lihtsalt siia. Need on eraldi harjutused. Me hingame sisse, nii et diafragma saab venida ja kokku tõmmata.
hoia. Vabasta, kõik, nii palju kui tuleb, veel tuleb. Ma usun, et sa tunned oma kehas muutust, kui sa meiega kaasa hingad. Aitäh sulle. Ma arvan, et me tänase kohtumise jooksul jõuame mitmeid nägusid teha. Meil on ka oma tööriist siin üsna käeulatuses, et ta saaks vajadusel meile appi tulla. Ehk siis sa tead, ma võtan ta isegi siia lähemale. Mida me teeme selle heliargiga? Me toetame seda luukude, eks ju. Me ju teame, et me oleme muutustes ja kui need muutused on alanud siin, mis on nii intensiivsed, et hambad kokku ei lähe, endiselt ei lähe. Sellepärast ma olen susisev, sellepärast ma olen enamasti lõdvestunud olekus, suu kinni. Keel on kurgulaes ja hoiab suud kinni. Lihaseid lõdvestunult ja siis teeme neid harjutusi ja katsume siit igasuguseid punkte, et siia midagi sisse ei jääks seisma nendesse kanalipunktidesse, sest siis tekib siia kohe valu, mis tuleb laiali ajada. Ja nii me oma vaikuses, oma tegemisi järjest toimetame, sest tegelikult meie tegevused ongi üsna vaikusega seotud. Ka need projektid, millest me oleme sulle rääkinud, mida me oleme alustanud siin suve jooksul, need on ju omaette nokkimise projektid. Küll sa peagi midagi neist hakkad kuulma. Läheme siia, vaatame. Naeratus ei ole väga naeratus on suht nutune. Huvitav tähelepanek oli täna hommikul veel, enne ärkamist ajas midagi köhima. Et need, kellel on siin erinevaid protsesse, eks ju, siis saa aru, et nad vajavad puhastamist sinu seest välja ja nii ka tekivad erinevad reaktsioonid kehal. See köhimine toimus ära, see oli üsna vara hommikul. See oli täiskuusse jõudmise ajal. Nii oligi. Kui 6:47 oli meil see kõrghetk, siis meie köha oligi umbes 7:30, 7:30 me ajasime ennast ülesse. Mida annab meile informatsioon, kui me teame, me suudame viia asju ühendusse, näha neid ühendusi, jõuda selgitusteni enda jaoks, mis aitavad meil püsida edasi usalduses ja rahus. Nii on. Meie esimene küsimus. Milline energia on meil reaalsuses?
Meiega siin ja praegu on üsna maine energia. See on seotud oma sisemiste otsuste teostamisega ja oma iseseisvuse poole liikumisega. Ehk siis see sõltumatuse saavutamine sellel ärkaval hingolendil, see sisemisse tasakaalu, oma kehastuse tasakaalu viimisega seotud iseseisvuse saavutamine. Kaunis algus meil. Siia juurde tahab meile öelda see Luna, kes meil siin täiskuuna säramas on, see super täiskuu, mis see tähendab? Praegu tegelikult on päike ja kuu on vastasseisus täielikult, ehk siis see jäär, see täiskuu jääras, maa on siin vahel, ta võimendab kõike, ta annab sellele kõigele, mis toimub, aktiivse, julge liikumisvõime. Jällegi, kummale poole keegi liikumas on, kõik läheb tugevamaks. Jäär on tugev, julge alustaja, muutuste sisse viia ühele poole või teisele poole. Ja see täiskuu selles energiapildis, mis on siis seotud suhteliselt palju meie maise iseseisvuse saavutamisega hingolenditena. See igaühe sees tehtav töö, see žonglöörimine. Mida tähendab žonglöörimine? Kas see on 2 õuna, 2 apelsini, 2 palli või 3? Me ju räägime 3 ainsusest, selleks üheks olendiks saamisest. Siis me tegelikult tegelemegi žonglöörimisega. See müntide 2, siin lihtsalt see 3 ei paista välja. Ta on õhus parasjagu, piisavalt kõrgel. Ükskõik millise müntide 2 me võtame, me näeme seal peal 2 käes olevat palli, münti. Aga meid on ju 3. Kõik need vastused, mis ei ole veel sinuni jõudnud, on sinu poole teel. Ehk siis Luna ütleb, usalda seda endaga tööd, seda žonglöörimist. Kõik need vastused selles maises reaalsuses, selles, kus me praegu viibime sinuga, on meie poole teel. Loo ja hoia oma visioone, oma eesmärke, kuhu poole sa liikuda tahad hingolendina. Mida sa tahad tunda, mida sa tahad luua. Et sa ei teeks neid asju, mis sind enam ei teeni. Konkreetselt antud energia, milles me praegu viibime, toetab igasu valikut, igasu otsust. Tee neid väga mõistlikult. Ainult seda, mis teeb sulle rõõmu. Ainult seda, mis arendab sind. Ainult seda, sest see toetab kogu meie ärkavat kollektiivi. Kui sina lood oma iseseisvust kõigest ja kõigist, mis sind enam ei teeni. Aitäh, mis toimub meie illusioonis. Usud või ära usu,
aga kordub müntide 2 ja olid need kaardid mõlemad pea peal. Siin on mõõkade 5 ja siin on müntide 2. Ehk siis, kui me paneme need 2 kaarti pea peale, nii nagu nad siin olid, mis see sulle ütleb? Need hülgamismängud, mis on illusioonis. See on see mõttemustritega töö, mis väga vaevaliselt liigub, sest illusioon kinnitab sulle, et see mäng nii käibki. Et sa võid teha neid valikuid täpselt nii palju, kui sa tahad. Need saavad petetud. Ükskõik, mis tasandist me räägime. See on illusioon. Mis on reaalsus? Maailm pea peale keeratud on reaalsuses ja uudiste tooja. See sauade prints, see ärkav ja märkav, enda eest seisev prints või printsess selles pea peale keeratud maailmas liigub edasi läbi oma kire, sest see on tuli ja see on jäär, kes meid praegu lükkab, kes vabastab sellest, mis sind enam ei teeni. See on väga ilus koht tegelikult reaalsuses, kus kollektiiv on. Mis siis, et maailm on pea peale pööratud? Ärkaja teab, et ta läheb õide, nii nagu see sau siin pildi peal on rikkalikult õide löönud. Ja ta läheb ja ta toob uudiseid. Ta toob uudiseid sellest, mis tahab avalduda sinu seest. Sest maailm tuleb ju uueks luua. Pärjad tuleb pähe panna. Mis on need hirmud? Niipidi. Hirmud on seotud seekord uue algusega. Ja kas me jõuame seda kanda? Kas meil on piisavalt jõudu ja energiat ja tuld? Kõik see kogutud valgus, kas see toetab meid meie uuel teel? Mida Luna ütleb selle peale? Hoia oma visiooni. See on see sauade prints või printsess. Hoia oma visiooni. See on tugevam, see peab olema suurem kui sinu hirm. See tulesäde. Meil on valvurid. Auto sõidab tee peal. See tulesäde, mis siin printsessi käes on, see on meie igaühe käes. Ja kui me räägime kokkuhoidmisest ja kogukonnast, see kaart oli tagurpidi, sest see oli see hirm, eks ju, et ei jätku seda tuld, ei jätku seda valgust. Aga sa näed kokku, siin on praegu. Üks tuli juurde, on 11.
kui me hoiame kokku, oleme me tugevad meistrid. Hold your vision. Hoia oma visiooni. Mis aitab meil nende hirmude vastu? Karikate 10 ja sauade 6. See on ju imeline kooslus, kui nii võtta. Siin on kõikide karikad. Need 10 saua, mis siin olid, hirm, et meil pole seda tuld ja kirge sees, et uut teed alustada. Siis see kinnitab, et kui see hirm teadvustada, et seda ei ole olemas, vaid kui iga tulekand ja karikas on täidetud, siis voolab kõike üle ääre. See on võit, see on tähistamine, see on väljaastumine, koos tantsimine. See tervendab kõik selle hirmu. Ja seega pöördub see tagurpidi olnud tulekaart õigeks. Keda me saame usaldada praegu? Meie energiat, mis meid toetab, see müntide 9, see iseseisvusesse liikumine individuaalolendi tasandil. See müntide 9 viib meid müntide 10-ni. Nagu sa näed, on väga-väga suur teema praegu maa ja tulega. On see konkreetne vihje kogu maailma muutumisele, sünnitusele, kõik need 100 ja 1000 maavärinad, mis praegu tema sees ja tema peal toimuvad. See toimub ka meie sees. Samm-sammult näed sa, kui on 9 münti, siis vaata seda müntide 10 kaardi peal on, seal on prints, kes ulatab printsessile käe, et ta saaks astuda edasi selle 10. mündini. Siin on see printsess oma 9 õunaga. Sa saad usaldada oma teekonda, ütlevad need kaardid. Kui sa jõuad selle iseseisvuseni, mida antud energia meil siis toetab, ma jätangi nad endal siia kivi peale toetama, siis need teekonnad on määratud suhteliselt ühinema. Ja see ei ole ka ju meile uudis, see ongi see aeg, kus need ühinemised on suunatud toimuma. See, et ta tuleb meil välja juba mitmes kord ka siia kollektiivsesse lugemisse, ainult kinnitab seda. Mis tervendab meid? Siin on meil see enesekindlusesse tõusmine, sauade kuningas ja mõõkade 4 tervendab meid see aeg, mida me julgeme endale võtta ja lubada. Seda puhkeaega, mida meil on kõigil vaja. Ennem tuled sina, siis saavad tulla ka teised.
see puhkamise aeg sõna otseses mõttes on see, mis sind tervendab. Selle jutu peale tänane öö andis meile lausa 10 tundi puhata. See oli imeline. Peale neid viimaseid öid, kus siis, mis see oli meil, mõned ööd tagasi oli see, kus nii mõnedki meist olid enamus öö üleval. Meie teame, et me vaatsime kella 2:30 ja 6-ni olime me üleval. Me ei tõuse ülesse, kui me öösel oleme üles aetud. Meil on alati kirjavahendid ja kõik on käeulatuses, kui on vaja midagi kirjutada. Aga me olime suunatud olema. Lihtsalt olema. Ja vaatasin teatud aja tagant, kaua ma siis olen olnud umbes. Ei tea, kas on läinud mööda 40 minutit või tegelikult oli läinud tund, 1,5. Ehk siis see pimedas vaikuses see aja arvamine on üks põnev, müstiline tegevus. Samal ajal teadlikult lubades kehal olla nii lõdvestunud, kui vähegi võimalik. Millest tuleb meil loobuda? Ahah, siin on meil mõõkade kuningas pea peal. Ehk siis kõikidest teesklustest, tühjadest mõtetest, valetamistest, enese õigustamisest, kaitsest, sest teine on meil sauade 7. Kokku nad kõlavad täpselt sellena, kõigest sellest tuleb meil loobuda. Need on kõik selle illusiooni mängu teemad. Ehk tuleb astuda oma tõe eest seisma enda sees, mitte valede ja enese kehtestamise, enese tõestamise mängudega edasi tegeleda. Meil ei ole mitte kellelegi vaja midagi vabandada, midagi tõestada, vaid jõuda enesega rahulolusse, armastusse, aktsepteerimisse. Ja Luna ütleb, et kõikide nende sulle tunduvate teemadega, mis sa arvad, et on sinu teele pandud, mis tegelikult ongi, aga need on sinu heaks sinna pandud. Kõik need olukorrad leiavad lahenduse. Igal olukorral on lahendus. Tahab Katrin omalt poolt öelda. Vaja on usaldada, et see lahendus on sinu poole teel, sest ta on. Hiljuti olime just suunatud siin oma lõugadega olemises vaatama paari toredat filmi. Üks neist oligi, kas ta oli 87. aasta film või? Ja ta oli seotud lausa sealt 60ndate lõpust alguse saanud ja maa peale tagasi kehastumine, oma pooleli oleva ülesande täitmine ja nii edasi, kuidas meie lepingud tegelikult siis on seotud, eks ju. Sest see antud hingolend, kes sai väga noorelt autoõnnetuses surma, leidis ennast siis oma kooliaegse sõbranna tütre juurest. Me kunagi ei tea, kes on meie teejuhid ja mida nad tahavad meile öelda. Ja nad teevad seda väga omapärastel viisidel, nii nagu nemad oma pagasiga antud hetkest, kus nad lahkusid, seda oskavad ja suudavad. Nii et igal juhul on igal teejuhil
igal kaitseinglil, igal siia tulijal oma ülesanne meiega koostöös täita, nii et usalda seda. See teenib mõlemat poolt alati. Luna annab veel korra märku, et meil on vaja loobuda kõigest sellest negatiivsest. Ja praegune tugevas tõmbes, ta tõmbab nagu Višnevski salm mäda välja. Sellise võrdluse annab Raama praegu. Sest see päikese ja kuu vastasseis on see, mille vahel me maaga oleme. Mis omakorda annab meile kohe teada, eks ju, mida jälle maailma tegema on suunatud. Mida meie oleme suunatud edaspidi kogema. Siis selle negatiivsuse vabastamisega tegeleb nii tema kui meie. Rääkisin eile õhtul oma esiemade ja esiisadega, sest nemad siin ju on meil oma energiaga. Just nimelt need kaugemad. Ja nii põnev on ju seda mõelda, et kui kõik toimub ju praegu, eks ju, lihtsalt teisel ekraanil on teine ajaliin, siis ma võtsin nendega ühendust sealt teiselt ekraanilt ja palusin neil minu siin ja praegu hetkes toimivat kehakostüümi säästa. Andke mulle need sõnumid, mis on vaja, edastage need mulle arusaadaval moel. Ja ilma suuremate valudeta, palun. Kui siin sees toimumas on praegu need rakutasandil muutused või mis iganes protsessid, võib-olla tuleb siit midagi eest ära eemaldada. Ma ei tea, igasuguseid pilte on olnud. It's time to release negativity. Laseme lahti kõigest sellest negatiivsest. Ja lubame ka endale saata neid positiivseid sõnumeid. Meie minevik ja meie kogemused ei ole ainult seotud negatiivsusega. Seal on ka väga palju positiivsust. Kuigi jah, üldine pilt on meil olnud tumedam. Ehk siis võib olla rohkem kannatusi, valusid. Kas see on negatiivne? Kui me paneme neile sildid oma kogemustele, et üks on positiivne, teine on negatiivne. Laseme neil vabaks saada. Ärme hoia neist kinni. Sest tegelikult on nad kõik olnud meie jaoks vajalikud kogemused. Ja kui me teadvustame seda, see aitab neil muunduda. Sest energia ei kao ju kuskile. Kuhu see negatiivsus kaob? Ta ei kao. Ta neutraliseerub selle alkeemiku käes. Ja alkeemik saab ta muuta positiivseks läbi tänulikkuse. Käidud tee, läbitud kogemused, aitäh! Mida manifesteerida siin hetkes nüüd ja praegu? Suurt õnne ja armastust. Ilus müntide 7 on siin. Eemaldumist sellest kõigest vanast, mida me siis siin lahti laseme ja mida me muudame. Ma näitan sulle seda pilti, kui ilus see pilt on. Just nimelt selles alkeemilises mõistes. Ta on hästi õitsev. Ta on külluslik. Ta ei vaata selja taha, ta vaatab ainult ettepoole. Ta vaatab selle valguse poole, selle uue koidiku poole.
see on karikate äss. See on emotsioonid, tunded, kooskõla, armastus, harmoonia ja see müntide 7, mis on see aja mahavõtmise kaart, eks ju, oma energias, see külvatud seemnete jälgimine, kuidas nende kasvamine toimub. Ehk siis see ei ole aktiivne kaart, ta on seljaga sinnapoole. See on tehtud töö. Aga vaata elemente, siin on maa ja vesi. Kui meil ennem oli enamasti maa ja tuli, tuld oli palju, maad on siiamaani palju, eks ju. Jaa, siin oli veel. Siis siin need mündid on lausa vee peal. Mida tahab Raama näidata sulle praegu, ütleb seda, et seesama maailma puhastumine sellest vanast, eks ju. Sellest, mis meid enam ei teeni. See saab puhastatud läbi vee. Ja seda on ta meile ju ammu öelnud, et vett tuleb ja rohkem. Teda kohati on tulnud siin ja seal. Mitte igal pool veel. Kas tuleb igal pool? Me ei tea. Aga vett tuleb. Tuld tuleb. Kui ta raputab ja vulkaanid järjest hakkavad purskama. See, mis toimub praegu näiteks Kamtšatka poolsaarega. See on kunagine suur aktiivne vulkaan, mille peal on mitusada vulkaani. Üle 130, millest nii mõnedki on valmis käivituma. Peale neid väga tihedaid maavärinaid, millest kõige võimsam oli ka ju. Mitmete aastate võimsaim oli just nimelt seal. Kõik need muutused toovad meile suuremaid muutusi, meie ilma. Meil ei ole vaja kellelgi praegu väga kuskile joosta, midagi korda saata, midagi just nimelt kas tõestada kellelegi või mis iganes asju. See, mis toimub selles pea peale keeratud maailmas. Seda on tegelikult Raama rääkinud mitu aastat ja andnud sind omalt poolt nõu, kas ja kes, kui palju seda on kuulanud. Aga praegu kuulen ma ise, kuidas need, kellel on, loobuvad paljustki ja väga kiiresti. Sest nad saavad aru, et see väärtus ei ole homme enam see. Ja need praegused väärtused on õige aeg enda jaoks ümber hinnata, mis teenib sind kerguses edasi liikuma, selles iseseisvuses, selles sõltumatuses siis nii ühiskonna mudelist või selle muutumisest, nendest maatriksi mängudest, millest ärkavad olendid vaikselt hakkavad läbi nägema, loobuma, et saavutada seda
palju räägitud iseseisvust, seda suveräänsust, seda sõltumatust. Sest kui üks olend saavutab sõltumatuse, teine olend saavutab sõltumatuse, 20 olend saavutab, see tähendab juba ühte kogukonda, ühte suuremat kogukonda, mille sildid eelnevalt olid maakonnad, riigid, linnad. Kõik see muutub. Tekivad ärganute kogukonnad ja magajate kogukonnad. See, mida Luna meile siia tahtis öelda, on see, kus me oleme praegu. Me oleme kaaludes, eks ju. Ja see täiskuu on meil jääramärgis oma jõu andmisega. Aga tegelikkuses on ta ju kaalude märgis. Ja see omakorda näitab meile, et kõigest sellest, millest käib jutt, see iseseisvuse saavutamine, see loobumine nendest illusioonimängudest, mis meid enam ei teeni, toob meile kõigile selle tulemi. Tulem on meil siin veel avamata, aga Luna ütleb, et see on kõigi ühine võit, see win-win situation. See ei ole ainult sinu ja minu võit, kui me jõuame iseseisvuseni, vaid see on meie ühine võit. Ja kui on tegemist ühise energiaga, eks ju, siis uued algused on vägagi tugevalt toetatud. See energia võimendub, kus me oleme. Veevalajas. See on õhumärk, ehk kõik liigub kiiremini. Sellest sa juba oled aru saanud. Mis toob meile rahu? Enese usaldamine. High Priestess. See sisemine intuitsiooni kuulamine ja endaks saamine ja jäämine. Meil on laual juba üks jumalik paar. Meil on sauade kuninganna ja sauade kuningas. See iseseisvus ja enese usaldus, see toobki meile selle sisemise rahu. See toob meile rahu meie ümber, ehk siis sellesse samasse kogukonda ja ühiskonda. See selgus, mille planeedid on lubanud meile tuua. See selgus on jõudnud meisse. Kes veel teeb oma valikuid ja otsuseid, aga siin ei ole enam neid. Ei 7 karikat, vaid 2 kindlat valikut, mille vahel valida, mis viivad iseseisvuseni, vabaduseni. Need on öeldud sulle 2 ja 2, eks ju. Need on öeldud sulle seest poolt. Need ei tule sulle väljast poolt.
jah, selle kaardi näite pealt võib-olla sulle tuuakse lõng ja tellitakse, et koo mulle kampsun. Ja sa tead, et sa ei pea enam mõtlema, kas ma koon sokid või kampsuni. Sel juhul on see väga lihtne, eks ju, vastus, aga sa oled teinud oma valiku ja otsuse enda sees, sest sa tead, et sul on vardad, millega sa midagi tegema hakkad. Kui sa saad sellest pildist nüüd aru, ükskõik, mis on su tööriistad, sinu tööriistakohvris, sinu sisemine teadmine saab selgeks, mis on just see, millega sa edasi lähed. Siin on meil abilisteks nii mõnedki planeedid olnud, eks ju. Neid seise ma praegu siia lugemisse ei too, sest me oleme neist rääkinud. Nii Neptun, nii Saturn, nii Pluto. See selgus sinu sees. Kui veel ei ole ennast ilmutanud, võib-olla nüüd ongi see aeg käes, et ta ennast ilmutab. Oota väga suuri muutusi. Ehk siis ootame ootamatusi. Me ei oota, vaid me oleme valmis ootamatusteks. Sest mitte ükski stsenaarium, mida püütakse praegu paisata välja palju materjali iga päev, mida toodetakse rohkem ja veel just nimelt masside mõjutamiseks, siis ükski lahend ei ole kivisse raiutud. Kõik sõltub sellest, kus meie liigume, kuidas me tahame näha seda maailma õigeks pööramist. Milliseks me ise ta loome? Milliseks sina lood oma maailma? Millisel ajaliinil sa jätkad? Kuhu sa suunad oma tähelepanu? Seda energiat sa võimendad. Mida ütleb meile päike? Tuli välja see järgmine 7. 7, 7, 7, 10, 10, 10, 2, 2. Ässasid on meil siin 2, 2, 2. Järgmine äss ja müntide 7. See müntide 7, mille all ta on, eks ju, sest see oli see, mida me manifesteerime. Siis päike toetab praegu kõike seda, mida me manifesteerime. See võimaluste ja tulemuste, just nimelt see külvatud seemnete teema saab toetatud uute, täiesti uute alguste poolt. Need on innovatsioon, uued võimalused, uued lähenemised, uued visioonid, uued algused. Me oleme rääkinud aastaid sellest armastuse lainest, sellest päikese plahvatusest. Ja aina rohkem tekib siis tänu nendele külalistele, kes meie ruumi on tekkinud ja nendele seisudele ja kogu sellele informatsioonile, mis on öelnud, et see
ongi ju toimumas lähiajal, me ei tea millal, aga kuna kõik need asjad praegu kuni selle aasta lõpuni on nii sünkroonsuses, need komeedid, kõik need galaktikast väljast poolt sisse toodud energiat, see kõik lõhnab selle järgi, et see käivitus, see päikese plahvatus, see uute alguste loomine, kus meil ei ole vaja midagi karta, sest me oleme külvanud neid häid seemneid, et uued algused saaksid käivituda. Need sõnumid praegu toetavad, eks ju, siin on meie manifesteerida, meie luua, on need tunded, see on see karikate äss. Tunded, mis aitavad realiseeruda kiiresti uutel võimalustel. Sest maaenergiat, neid münte, mis toovad reaalsusesse kõik need mõtted, mille tundeid me oskame tunda. Tundub üsna loogiline. Luna ütleb meile, meil on siin nüüd Emperor, vundament, see uue vundamendi loomine. Siin on ninasarvik ja kaarik ehk siis see keiser koos ninasarvikuga, kes on järjekindel kuni võiduni. See distsipliin, see pühendumine, mis iseloomustavad ka seda valitsejat, eks ju, seda keisrit, seda emperori. Ja tema kõrval on siis ninasarvik kaarikuna, mis viib edasi seda juhti ja valitsejat, see vundament. Niimoodi hakkab nina jooksma. See koostöö nüüd päikese ja maa vastasseisu vahel, nagu me ütlesime, see muda välja tõmbamine. Muda, nii, tõmmatakse mõlemaid, eks ju. Tõmmatakse mõlemaid välja, nii mäda kui muda. Selleks, et vana struktuuri lõhkuda, see emperor oli pea peal ja uut vundamenti luua. Selleks on vaja hingolendi järjekindlat enesega tööd, et ta on sellest läbi minev nii nagu kaarik võiduni. See ninasarvik on praegu sulle Luna poolt antud enda toetajaks, see tema tugevus ja järjekindlus. Mitte miski ei peata teda praktiliselt, eks ju. Selle uue algusega. See on tugev kaarik. See kannab. Ja see tulem on see rõõm. See rõõm on elust endast, mis meil rinnus laulu lööb. Karikate 6, need 2 nunnud siin, kes on kokku juhatatud ja vaatavad sellesse ilusasse
külluslikku tulevikku, mis saab loodud. Vau. Need karikad kõik siis, mis meil igal ühel, kui sa vaatad lähedalt, igas karikas istub üks olend, kes on võimeline jagama. See oli see, mis tervendas, eks ju, need hirmud selle uue alguse ees ja see tulem on ju imeline. Kõik need hingolendid, kes siin kokku on juhatamisel, kokku saamisel, ükskõik kes kellega, meie ei tea seda. Me tunneme selle ära, kui on õige aeg. See tulevik ja see tulem, kui me selle ninasarviku töö ära teeme sinuga, on sõna otseses mõttes ulmeline ja ilus. Mis saab meil olla selle vastu? Kas meil praegu pole piisavalt ulmeline ja ilus? Üsnagi ulmeline. Ja üsnagi ilus. Kõik sõltub, millise mätta otsast seda vaadata, kas tahta seda võrrelda või viia oma tähelepanu oma tunnetele siin ja praegu. Ja tänulikkusele kõige selle eest, mis on. Mitte keskenduda sellele, mida ei ole. Sest tegelikult siin ja praegu on sul alati kõik, mis selles hetkes vaja on. Ja palju rohkem veel. Ja nii on. Kas me tahame siia midagi lisada? Ei taha, Ramo ütleb. Me oleme edastanud sulle selle imelise lugemise, mille meile siis Luna saatis hommikul. Ja siia ei ole vaja rohkem mitte midagi lisada. Kui et ole endaga õrn, hoolitse enda eest. Toeta ennast, toeta oma lähedasi, keda sa tead, kellel on lähedasi, keda te teate, kellel ei ole. Usalda, nad on sinu poole teel. Nii on. Me ei ole keegi kunagi üksi. Ja me ei tea, mis ootab meid järgmisel hetkel. Namaste. Aitäh sulle, kes sa tunnustad ja väärtustad meie tegemisi. Kes sa toetad seda kanalit, et see saaks toimida. Ta toimib niikuinii meie juhatuse pealt, kuid iga panus on suure tänuga vastu võetud. Järgmise korrani. Ma proovin nüüd need lõuad õigesse asendisse tagasi saada. Jätkame siinpool oma, millega? Sulle selle video edastamisega. Bye!